nii tundeline ja sentimentaalne, tundlik inimene, eks ju. Et kas see on nagu hea või halb või on see neutraalne või noh, ühtepidi pühakirjadest vaadatakse, et kõige kõrgemad pühendunud meie süsteemis on karjatüdrukud vaimses reaalsuses, kes on lihtsalt karjatüdrukud, nad ei ole suured filosoofid ja askeedid. Kuna oli see tunde sentimentide maailm, on täiesti pühendunud Jumalale, Krishnale seal, karjapoiss Krishnale, siis nad nagu 24/7 nad laulavad ja mõtlevad ja unistavad, kui on lahusolek ja kui koos Krishnaga on, siis nad ekstaasis. Et ühtepidi mõtled, et okei, et kui filosoofiast, askeesidest ja teadmistest ja rikkustest ja kõigest on kõrgem selline tundeline, sentimentaalne meeleolu, mis ongi armastusega käib kaasas, eks ju, nagu lillel on lõhn, samamoodi armastus, see tähendab, sul on emotsioon, eks ju. Et siis teistpidi jälle, palju räägitakse, et näiteks Madhura Kadambini üks pühakiri, üks suur pühak kirjutab, et esimese astme pühendunu on sentimentaalne ja fanaatiline. Et sul nagu katet veel ei ole, aga sa oled, ise oled nagu nii äksis, nagu inimene eufoorias, eks ju. Et ega eufooria halb ei ole, see on ka selline tundeline sentiment. Aga kui argipäeva potsatada maha, siis see tähendab umbes nii, et fanaatiline, sentimentaalne, algaja pühendunu, see tähendab seda, et ta peab ennast paremaks, tal täna on suur jutlustaja, homme on langus, eks ju, tõusud ja langused, need on hästi suured, eks ju, algaja. Ja argipäevast tähendab ka seda, et näiteks ütleme, et ma armusin ja ma hakkasime koos elama kaunitariga ja siis ma mängin kitarri ja siis mõtlen, sa tekitad must nii erilisi tundeid. Aga see tunde üks varjundid on see ka, et kas sul seal keha ja raskused ja see miinuspool kannab välja. See tähendab seda, et kui see kaunitar tuleb, ütleb, et kuule, et mul läksid WC-s praegu torud nagu katki. Et seal on vaja nagu võtsupumbaga nagu potis praegu möllata, eks ju, et ära sega, ma laulan praegu sinu meie armastusest laulu. Nad ütleme, et sentimendid on, aga sentimentidel pole katet. Et õige sentiment on see, kui sul keha, mõistus ja siis sentimendid hing, eks ju, südamed on. Nad on kõik nagu harmoonias. Nii, et sa oled valmis selle armastuse nimel ka ideaalis surema, oma mugavustsoonist välja tulema, kannatama, ohverdama ennast teise heaoluks, eks ju. Et kui see pool on nagu hästi nõrk, siis ei ole lihtsalt katet nagu tänapäeva ajaksi see pangandus selle rahale, eks ju. Tal ei ole seda nagu tagatist ei ole, aga iseenesest idee on hea, eks ju, et sa lähed Raekoja platsi ja kogu maailm, ma armastan teid kogu südamest, sipelgast, puust, linnust, pooljumalast, jumalast, kõikidest nagu ma olen nagu nii sisse võetud, nii armastan ja siis sa laulad seda seal Raekoja platsis ja ongi see nagu õige emotsioon kõik. Aga siis see laul saab nagu läbi ja siis tuleb nagu see argipäev, tuleb ajafaktor, kehafaktor, ilmafaktor, eks ju, teiste elusolevate faktor, seal tuleb nagu majandada. Et kas seal oled ka kantud omakosu püüdmatust ja sellist pühaku, sellisest armastusest. See on juba teine selline filosoofiline küsimus.